Hea käsitöömeister, kas sina oled kursis selliste mõistetega nagu autoriõigus või hoopis kaubamärk? Kas sa oled kunagi mõelnud selle peale, kas sa tohid võtta või otsida Google'ist mingi märksõna abil pilte, kas siis graafikat, illustratsioone või fotosid, need endale arvutisse laadida ja siis kasutada käsitööprojektideks? Kas sa oled kursis mõistetega nagu personal use license ja commercial use license ning millal sul neid vaja läheb? Kas sa oled kunagi mõelnud selle peale, et kas ma tohin teha näiteks Elsa pildiga topperit või kas ma tohin pluusi peale panna Miki pildi või kas ma tohin teha Audi logoga võtmehoidjat ja seal ei ole isegi vahet, kas sa teed neid asju iseendale, isiklikuks otstarbeks, kas siis oma lastele, perele, sõpradele, tuttavatele kingituseks või teed sa neid asju müügiks. Käsitööd tehes on reeglid ja me loome inimestena kipume seda unustama. Kui sina oled vahest mõelnud selle peale, et kui ma teen Canvas näiteks kujundusi ja kasutan Canva kujundusmalli, kas ma siis tohin selle kujundusmalliga loodud näiteks sünnipäevakutset või siis kaarti või mis iganes muid trükiseid, kas ma tohin neid näiteks edasi müüa? Kui sina vähemalt ühele nendest mõtlesid vastuseks ei, et ma ei ole kursis nende asjadega, siis see video on just sulle. Aga saame kõigepealt tuttavaks. Mina olen Liisi Kurvits ja ma olen elukutseline paberikunstnik olnud nüüd juba 4,5 aastat. Ma olen brändi ja käsitööettevõtte Lilleli asutaja ning ma olen siis jõudnud oma elus sellisesse kohta, kus mul on päris oma stuudio. Mul on oma esimene siis täiskohaga töötaja ja ma olen ametlikult käsitööettevõtja olnud tegelikult juba mitu aastat. Käsitöö tegemine sai alguse siis 4,5 aastat tagasi minu köögilaua taga, kui ma avastasin enda jaoks siis teise poja sünnipäevaks loodud dekoratsioone tehes enda jaoks paberlilled ja sealt algas siis minu põnev maailm, minu avardus minu ees põnev maailm, mis oli siis käsitöömaailm, millega mul varasemalt kokkupuude praktiliselt puudus. Ka mina ei olnud alguses absoluutselt teadlik, et käsitööd tehes on ka mingisugused reeglid või piirangud või et mis asi on see litsents ja miks mul seda vaja on. Samamoodi mina ka alguses, kui ma alustasin meisterdamist, tegin näiteks Batmani temaatilise kaardi, siis mille ma mingi väikse summa ees siis müüsin inimesele, kes kinkis selle oma lapsele. Ma tegin talle ka Batmani temaatilise topperi. Ise olin jube rõõmus ja ei saanud üldse aru, et ma midagi valesti teen. Asi oli selles, et kuna kõik teevad neid asju, ükstapuha, kas sa vaatad välismaa käsitöötegijaid või sa vaatad Eesti neid kohalikke käsitöötegijaid, multikakangelaste ja mingite logode siis lisamine käsitöötoodetele tundus nagu täiesti normaalne, tavaline asi. Ma ei mäleta enam päris täpselt, kuidas ma hakkasin või kuidas ma jõudsin selleni, et ma sain aru, et et see vist ikkagi päris nii ei käi. Ma ei mäleta täpselt enam seda, kuidas ma sinna jõudsin, kelle kaudu, mis kaudu, aga see oli üsna alguses ja hea oli. Kui ma sain teada, et ma ei tohi tegelikult Disney tegelastega või üldse mingisuguste kuulsate inimeste või tuntud inimeste nii-öelda nägudega mingeid tooteid teha või ma ei tohi kasutada oma loomingus mingeid tuntuid kaubamärke, logosid, siis ma hakkasin seda teemat uurima ja see sai mulle väga südamelähedaseks. Ja ometi nüüd, kus ma olen tegelikult nendest asjadest päris mitu aastat teadlik,
ja ma olen oma arust ka nagu päris põhjalikult neid asju uurinud, siis nüüd, kui ma kogusin materjali, siis esiteks selle video tegemiseks ja teiseks siis ühe koolituse jaoks, millest ma räägin sulle selle video lõpus, siis endalegi üllatuseks ma avastasin enda jaoks päris mitu uut asja. Näiteks üks täielik müüt, mida mina arvasin päris ausalt veel nädal aega tagasi, oli see, et ma arvasin, et kui ma teen näiteks Elsa pildiga T-särgi iseendale või oma lapsele, et siis see on okei. Et probleem on nagu umbes siis, kui ma hakkan neid tegema müügiks. Ja see oli nagu tegelikult minu jaoks üllatus. Päris ausalt, ma ei ole nagu peale seda, kui ma neid Batmani asju tegin, kunagi siis, ma ei tea, 4 aastat tagasi on ju, kui lillelist ei teadnud keegi veel mitte tuhkagi, siis ma sain üsna kiiresti nagu teadlikuks nendest asjadest, et ma ei tohi ja ma olen heaga hoidnud kõikidest nendest multikategelastest, filmitegelasteks, ma ei tea, mingid Supermanid, Kapten Ameerikat, mis iganes on ju, igasugused tuntud inimesed, ma ei tee mingi Taylor Swifti teemalisi kaarte või Ronaldo teemalisi kaarte või toppereid või bluusesid või mis iganes asju. Et ma saingi aru, et sellest tuleb nagu võimalikult kaugele hoida ja ma olengi hoidnud. Minu käest on aastate jooksul ikkagi küsitud aeg-ajalt, et kas ma oleksin nõus tegema näiteks mingid McQueeni teemalised šokolaadid külalistele kingitusteks, eks ole, või siis mingid Elsa teemalised topperid või siis mingid multikakangelastega kaardid. Ja mina olen alati öelnud ei. Ja seletangi ilusasti kliendile ära ka, et vaata, need on autoriõigustega kaitstud kaubamärk, et me ei saa neid asju kasutada, aga ma hea meelega teen sulle midagi muud. Sina käsitöö tegijana pead olema tegelikult kursis sellega, et mida sa tohid teha ja ei tohi. Autoriõiguste ja reeglitega seoses on tegelikult üks teema veel, mida ma olen tegelikult varasemalt oma videodes ka puudutanud, aga millest võib-olla kõik veel siiski teadlikud ei ole. Näiteks sa ei tohi võtta ka mingisuguseid, ma ei tea, näiteks Kalevi šokolaade, kisun sealt ümbert selle tooteinfoga paberi ära ja panen sinna mingi omakujundatud disaini, eks ole, peale ja rõõmsalt müün edasi. Ka näiteks see on keelatud tegevus. Samamoodi on näiteks osad nii-öelda pakendid tegelikult kaubamärgiga kaitstud. Nii et tegelikult meil Eestis on olnud siis üks selline juhtum, millest mina olen ka teadlik, kus siis üks käsitöö tegija soovis siis lapse sünnipäevaks ära kaunistada siis nii-öelda ühe veepudeli, 0,5-liitrise veepudeli. Ja temale tuli siis kiri advokaadilt, kus siis nõuti selle toote kodulehelt ja müügist igalt poolt eemaldamist, sellepärast tuli välja, et see pudel on kaitstud, patenteeritud ja sa ei tohi seda pudelit mitte mingil juhul kasutada ega muuta ega kaunistada. Ma olen olnud käsitöö siis tegijate koolitaja nüüd ka juba üle 2 aasta. Ja ikka ja jälle on minu käest küsitud näiteks ka seda teemat, et kuule Liisi, seleta palun lahti ka näiteks mõiste, et millal ma siis otsin inspiratsiooni ja millal keegi teeb sellest tööst nii-öelda koopia. Ja ka see on kindlasti asi, millele tuleks tähelepanu pöörata, kui me mõtleme autoriõiguste kontekstis. Sellepärast, et mina ei ole mõelnud välja lillelisi kaarte. Lilleli sai kunagi alguse just, mitte alguse, sai küll armastuses paberlillede vastu, aga minu nii-öelda tuntus hakkas kasvama tänu sellele, et ma tegin lillelisi kaarte, käsitöökaarte. Ja ma ei ole, eks ole, mõelnud välja seda toodet käsitöökaart, ma ei ole mõelnud välja ise originaalset toodet lilledega kaardid, sest lilledega kaarte teeb üle maailma, ma ei tea, kui mitte 100 000, võib-olla isegi miljoneid inimesi, eks ole. Aga
kui me räägime autoriõiguste kontekstis, mida ei saa teha minu kaartidega, on see, et sa võtad inspiratsiooni ja siis sa näiteks paigutad täpselt need samad lilled, mida mina oma kaartidel kasutan ja sa paigutad need oma kaardile täpselt samamoodi. See ei ole inspiratsiooni otsimine, see on loomevargus. Ja mina olen, ma saan, eks ole, autorina justkui õiguse sellele originaalsele kompositsioonile või paigutusele, sest see on unikaalne ja eriline. Ja mul on aastate jooksul välja kujunenud väga kindel stiil, kindlad värvid, kindlad materjalid, mida ma kasutan ja ka mingisugune kindel selline kompositsioon, kuidas ma üldjuhul neid lehti ja lilli ja milliseid lilli, et kuidas ma neid elemente nagu paigutan. Ja vot see kompositsioon, vot see on, eks ole, autoriõigustega kaitstud. Aga ma ei saa nii-öelda siis öelda, et ma olen nagu välja mõelnud lillelised kaardid, on ju. Ja samamoodi, eks ole, et kui sa võtad kuskilt, ma ei tea, mingi mustri ja heegeldad mingi toote, on ju, siis sul ei teki sellele kampsunile näiteks või sellele, ma ei tea, heegeldatud mänguasjale, sul ei teki autoriõigust, sellepärast et sina ei mõelnud välja seda mustrit. Ehk et autoriõigus kuulub sellele inimesele, kes mõtles välja selle mustri, millega sina lõid lõpptoote. Samamoodi, eks ole, et kui ma võtan kuskilt ajakirjast mingi lõike, õmblen ise endale, ma ei tea, poekoti või pidžaama ja siis näiteks kasutan mingit sellist kangast, mida ma ei ole näinud, et Eestis keegi teine näiteks kasutab, siis ma ei saa öelda, et see on minu originaallooming, sellepärast, et mina ei ole selle lõike autor. Kui ma mõtlen lõike ise välja, siis jah, siis sulle rakendub autoriõigus, sest sa oled selle ise välja mõelnud. Kui sa joonistad foto järgi näiteks teist inimest, on ju, siis ma arvan, et see on täpselt seesama, et esiteks on see, et sul oleks vaja küsida luba inimese käest, kas ma tohin üldse sinu fotot kasutada oma loomingu jaoks. Ja teiseks on see, et kuna sina ei teinud seda fotot, siis sulle ka ei kuulu, eks ole, see autoriõigus. Et autoriõigus siis rakendub nendele mingisugustele originaalsetele teostele, mis on siis nagu algupärased, eks ole, mis ei ole nagu laialt levinud või kasutatud, mida ei ole nagu varem olemas ja see peab olema siis kas, ma ei tea, mõtled mingi luuletuse välja, on ju, et kirjakunst, võib-olla sa teed mingi video, oled originaalautor, sellepärast, et see on sinu loodud video, on ju, mitte keegi teine ei ole seda teinud. Kui sa pildistad midagi, siis sina oled selle foto originaalautor ja sina saad otsustada, kas ja kuidas seda fotot kasutatakse. Kui sa kirjutad näiteks käsikirjas, teed mingi fondilood, digitaliseerid selle ja paned kuskil näiteks Etsis müüki, siis sina oled selle originaalautor ja otsustad, kas seda saavad kasutada teised ja millistel tingimustel nad saavad seda kasutada. Võib-olla sa oled graafiline disainer, kujundad mingid väga ägedaid, ma ei tea, logotemplate näiteks või teed sa mingeid malle näiteks, mõtledki ka välja neid, ma ei tea, sünnipäevakutsete mingisuguseid malle, mida inimesed saavad siis kasutada. Siis sa oled küll selle kujunduse nii-öelda selle kompositsiooni originaalautor, on ju, aga kui sinu kujunduses on kasutatud näiteks kuskilt mujalt tõmmatud fonti, et sa ei ole ise, eks ole, seda fonti nii-öelda loonud, kui sa oled kas siis alla laadinud või ostnud elemente oma kujundusse, näiteks mingit lillelist graafikat või mingeid lehti või liblikaid või mis iganes asju või õhupalle on ju või jänkusid, mis iganes, mingi värviline siuke illustratsioon, siis see ei ole, eks ole, sinu originaal selles mõttes teos, sest et sa kasutad oma siis nii-öelda kujunduses teiste autorite poolt loodud siis materjale, on ju. Ja kui sa lood, ma ei tea, raamatu, on ju, kirjakunstis ongi, kui sa lood heliteose, eks ole, mõtled ise mingi viisijupi välja, siis sina oled selle autor.
kui sa mõtled välja mingisuguse arvutiprogrammi või mingisuguse mängu, mingi äpi, siis sa oled selle originaalautor ja on autoriõigused. Autoriõigused on ka filmitegijatel, eks ole. Et kui sa, ma ei tea, joonistad midagi või sa lood midagi, mis on nagu selles mõttes käega katsutav ja taas esitatav ja sina oled nagu selle originaalautor, siis sulle rakendub autoriõigus. Aga jah, et see, kui me näiteks, on mingid käsid ja tooted, näiteks need, kes just näiteks personaliseerivad, eks ole, tooteid, et siis sa ei ole nagu, sul ei rakendu see autoriõigus, sest sina ei ole seda toodet esiteks välja mõelnud ja lihtsalt neid, kes üle maailma seda kasutavad, see on nii üldlevinud mingi asi, näiteks nimekleebise panemine, ma ei tea, plastikpokaali peale, et siis sellele sul ka ei saa olla nagu autoriõigust, sest et sa kasutad mingit fonti, mida sa ei ole ise välja mõelnud ja see on ainukene, sul saab olla autoriõigus näiteks kujundusele, kui sa kombineerisid mingeid erinevaid asju seal omavahel, mida sa siis sinna pokaalile panid, siis sellele kavandile sul on, kui see on originaalne teos, siis sellele kavandile sul on nagu rakendub autoriõigus. Aga et see on jah selline teema, mis tuleks nii-öelda endale ka mõistetena selgeks teha ja see aitab sul tegelikult orienteeruda ka selles maailmas, et millal siis ma otsin inspiratsiooni ja millal ma loon midagi ise ja olen ise nii-öelda autor. Sest et mida rohkem sa vaatad Pinterestis, Instagramis, Facebookis, kus iganes TikTokis teiste käsitöömeistrite tehtud asju, seda rohkem sa tegelikult takistad iseenda loovust. Sest näiteks kui sulle tuleb tellimus sisse, et ma tahan krokodill teemalist kaarti, siis su esimene reaktsioon ei peaks olema see, et oota, ma lähen Pinterestist, otsin ideid. Sest et sellega sa raamistad ennast ära, sa mõtled ainult välja neid ideid, mida sa nüüd Pinterestis näed. Ja sa ei mõtle neid asju, mida sa võib-olla oleksid ise suutnud välja mõelda ja olla millegi originaalautor. Tegelikult see inspiratsiooni otsimine on kõige suurem loovuse tapja, mida sa üldse endaga teha saad. Aga sellest ma räägin sinuga üldse ühes teises videos. Nüüd, kui sa oled natukene nende mõistetega saanud tutvuda, ma loodan, et sa said siit mingeid mõtteid, siis sul on põhimõtteliselt 3 võimalust. Sa kas vaatad selle video lõpuni, mõtled, ei viitsi tegeleda sellega, ei huvita ja elad oma elu edasi nii nagu ikka. Variant 2 on see, et sa otsid üles nüüd kõik need mõisted, millest ma siin täna rääkisin sinule ja sa teed endale need ise selgeks ja otsid nende kohta materjali. Internetis on YouTube'i videosid, artikleid, on natukene materjali eesti keeles, aga enamjaolt on see materjal kõik inglise keeles. Ja teed endale need mõisted selgeks. Ja siis, kui sa oled need mõisted endale selgeks teinud, on sul 2 asja, mille vahel sa valida saad. Sa kas hakkad tegutsema reeglite järgi ja mängu ausalt või sa valid jätkata siis nii-öelda seda teed, et sa suure tõenäosusega rikud reegleid, autoriõiguseid ja suure tõenäosusega tegeled loomevargusega. Ja siis 3. variant, mis sul on võimalik teha, on see, et ma olen kokku pannud siis eestikeelsete videodega kursuse, kus me räägime ja teeme põhjalikult selgeks, puust ette ja punaseks. Nii lihtsalt, kui on üldse võimalik inimlikult neid asju rääkida. Autoriõigused, kaubamärk, Canva kasutajatele, mida sa Canvas teha tohid ja mida sa ei tohi, et millised on Canva kasutamise reeglid. Räägime digitaalsete lõikajate krikutite reeglitest, et mida seal tuleb silmas pidada. Räägin sulle ja näitan, kust ma otsin fonte ja mida on vaja fontide leidmisel siis silmas pidada, millised litsentsitüübid on fontide ehk kirjastiilide kasutamisel. Ma räägin sulle, kust ma otsin graafikat, illustratsioone, fotosid ja millised litsentside tüübid seal on. Ma räägin sulle
avan rohkem laiemalt veidi seda teemat, et millal sa siis leiad inspiratsiooni ja kuidas see inspiratsiooni leidmine muuta millekski, mis on sinu enda looming. Ja me räägime kõikidest nendest olulistest asjadest videodena eesti keeles, on ka siis, ma panen sulle juurde kõik kasutatud allikad, kõik lingid, et kõik, mida ma seal näitan, sul on endal ka siis nagu ligipääs nendele materjalidele. Ja teeme selle keerulise teema selgeks, harutame selle lõngakera koos sinuga lahti ja peale seda on sul palju mõnusam ja palju kindlam edasi minna. Ja sa saad teadlikult teha neid asju selliselt, et sa teed puhta südametunnistusega ja luua tooteid, mis on päriselt sinu omad, mida sa saad uhkusega öelda, et mina tegin. See kursus saab olema esialgu Facebooki grupis. Seniks, kuni ma olen suutnud siis üles ehitada oma kodulehele ühe korraliku koolituste keskkonna. See on plaanis, aga võtab veidi oodatust kauem aega, kuna lihtsalt see tehniline ülesseadistamine võtab aega ja hetkel on tellimusi nii palju, et ei jõua nagu sellega nii süvenenult tegeleda. Aga see koolitus ise on mul valmis ja ma mõtlesin, et ma teen siis, avan ühe Facebooki grupi, millega sa saad kohe juba täna liituda. Selle kursuse siis nii-öelda info leiad sa siit video alt kirjeldusest. Seal on olemas siis link minu kodulehele, kust sa saad siis soetada ligipääsu sellele kursusele, kõigidele materjalidele ja siis, kui sa oled ostu ära sooritanud, tuleb sulle siis tellimuse kinnitus e-mailile, millega sa siis ostu sooritasid ja seal e-mailis on siis olemas link alla laetavad failid. Sealt pääsed sa ligi siis PDF failile, kus on juba olemas siis link Facebooki gruppi. Ja mina siis võtan sind nii-öelda kontrollin üle, et kas inimene, kes gruppi liituda soovib, on tõepoolest tasunud selle koolituse eest ja võtan su gruppi vastu ja saadki mõnusasti õppima hakata. Ja ma tegin selle Facebooki grupi ka sellel eesmärgil, et kuna see teema on niivõrd lai ja keeruline, siis ma arvan, et seal Facebooki grupis on hästi hea, et sa saad küsida julgelt ka küsimusi. Sellel ei ole mingit tähtaega. Ma hoian selle Facebooki grupi avatuna kuni siis 2025 aasta lõpuni. Ja kui juhtub, et ma vahepeal olen jõudnud avada siis ka need koolitused siis uues koolituskeskkonnas, siis ma saadan sulle ka selle lingi, ehk et sinu enda valida on siis, et kas sa soovid jätkata seda õppimist ja neid materjale võib-olla mitu korda üle vaadata siis Facebooki grupis või soovid sa liituda selle uue koolituskeskkonnaga. Materjalid iseenesest jäävad samaks ja on sulle siis nii-öelda eluaegne ligipääs nendele materjalidele. Et kui on vaja mingi teema juurde tagasi tulla, siis saad julgelt uuesti üle vaadata need videod. Ja liitumine on avatud, lingid leiad video alt ja kui sul on küsimusi, siis kirjuta.